Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut 1 läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles võtame fookusesse raske kallaletungi juhtumi vanglamüüride taga, mille taustal joonistub muu hulgas hästi selgelt välja see, kuidas toimib ka tänapäeval nii-öelda vangla subkultuur. Aga saate esimeses pooles vaatame otsa hiljutisele uudisele, milles anti teada, et Kaitsepolitseiamet esitas Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo grupijuhile Rasmus Krister Tuisule kahtlustuse kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises, grupis narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäemaksu võtmises. Prokuratuur taotles Tartu maakohtult tema vahistamist, mis ka rahuldati. Kuku Tartu stuudios on selle raske ja kahtlemata politsei mainet määriva juhtumi asjaolusid selgitamas prokurör Gert Raudsepp ja Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann. Tere osalemast Krimiraadios, mehed! Tervist! Tere! Nagu sissejuhatuses sai öeldud, Lõuna prefektuuri nüüdseks endine kriminaalbüroo grupijuht Rasmus Krister Tuisk viibib hetkel ränkade kahtlustustega vahi all. Kas saab täpsustada, mida talle siis ikkagi ette heidetakse? Me siin loetlesime nii-öelda paragrahvi järgi need etteheited, aga kas seal on võimalik ka selgitada, mis nende paragrahvi punktide taga on? Alustan sellest, et tõepoolest neid teie poolt ka nimetatud menetlustoiminguid eelmisel nädalal siis teostati, mille käigus muuhulgas siis peeti kahtlustatav kinni ja samamoodi on ta siis tänaseks päevaks vahistatud. Mis puutub kahtlustusse, siis see menetlus on meil praegusel hetkel niivõrd aktiivses ja algusetapis, et selle kohta ma täiendavalt siin midagi juurde lisada detailsemalt ei saa. Küll aga saab siinkohal rõhutada seda, et tegemist on esialgse kahtlustusega, see kahtlustus võib ajas muutuda ja kohtueelses menetluses reeglina ei saa kunagi kindel olla siis, et see esialgne uurimisversioon, mis siis on püstitatud, et see paika peaks. Et praegusel hetkel me igapäevaselt siis teemegi tööd selle nimel, et kõik need asjaolud välja selgitada ja veenduda selles siis, et kas need kuriteod on toime pandud või mitte. Ja kuna nagu te ka ütlesite, on praegusel hetkel kahtlustatav vahistatud, siis see tähendab seda, et seda nii-öelda 1000-tükilist puslet me peame kokku panema ikka erilise ajasurve ja kiirustamise nii-öelda toel. No meie siit poolt saame küsida selle peale, mis pilt justkui avaneb. Kui nüüd ajalehti vaadata, siis sageli pruugitakse sellist konstruktsiooni, et Rasmus Krister Tuisk oli justkui ideaalne politseinik, aga ja nüüd ma küsin, kas võib öelda, et ta sisuliselt ühel hetkel otsustas astuda pättide poolele üle? No kriminaalmenetluse eesmärk selliseid hinnanguid anda ei ole. Et kui me räägime sellest, et milline on selle antud kaasuse puhul siis prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti ülesanne, siis meie peame välja selgitama kõik asjaolud, mis selle kahtlusega külgnevad ja mis on veel olulisem, me peamegi välja selgitama selle tõe. Kuna tegemist on esialgse kahtlustusega, siis seda tulebki hästi põhjalikult kontrollida. Alles pärast seda, kui me need kõik vajalikud tõendid oleme kogunud, me oleme neid analüüsinud ja seeläbi siis selle kohtueelse menetluse lõpule viinud, siis me saame otsustada seda, et kas nende kogutud materjalide pinnalt on meil ka alust süüdistus esitada. Kui see niimoodi on ja need tõendid annavadki aluse süüdistuse esitamiseks, siis nagu me kõik teame, annab asjale lõpliku hinnangu kohus. Ja alles siis oleks võimalik teoreetiliselt selliseid hinnanguid anda. Rain Vossmann, ma küsin teilt, et kas tegemist ikkagi oli siis eeskujuliku politseinikuga seni? Jah, kahtlemata Rasmus on inimesena väga selline tasakaalukas ja ma ütleks kolleegide silmis hinnatud kolleeg. Ja kui Rasmus meile Lõuna prefektuuri siis grupijuhiks 1. september 2024 tuli. Ta tuligi niinimetatud
läbi kandideerimise, kui toona me grupijuhti otsisime ja komisjon ta just kõige tugevama siis kandidaadina ka valis, sest tal tõesti olid ideed ja mõtted ja ta oli kõige tugevam niinimetatud, võitis konkursi. Nii et tõesti temaga igapäevaselt suheldes nii mina kui ka siis teised kolleegid, ka kolleegid politseist väljaspool, et kindlasti Rasmus jättis ja jätab ennast väga hea mulje, et inimesena on ta väga tasakaalukas, soe inimene, mõistlik inimene. Nii-öelda tunnetest räägime hiljem veel, aga ma küsin ikkagi üle, et kui nüüd see mainekahju hetkeks kõrvale jätta, siis kas ma saan õigesti aru, et ta lihtsalt oma tegevusega keeras ühe kriminaalmenetluse tuksi ja aitas kurjategijatel põgeneda? Vähemalt selline tunnetus mul jäi, kui ma lugesin siis kahtlustuse tekste. Tõepoolest, kui me räägime sellest kahtlustusest, sellest uurimisversioonist, mis meil praegu laual on, siis me just nimelt seda kontrollimegi, et kas, millisel määral, kellele kriminaalmenetluse andmeid on avaldatud, küll aga täna saame öelda seda, et tõepoolest selle kahtluse pinnalt nii-öelda andmete avaldamise tagajärjel on meil 2 narkokuritegudes kahtlustatavat Eestist siis lahkunud. Tänaseks päevaks on selles mõttes hästi läinud, et me oleme nad kätte saanud, et lõpmatuseni nad meie eest nii-öelda putku ei ole saanud. Küll aga see, et millisel määral see teavitamine ise ja see lahkumine seda nii-öelda teist kriminaalmenetlust siis kahjustas, et seda meil antud hetkel on liiga vara hinnata ja kohtueelse menetluse lõpuks me kindlasti saame vastuse ka sellele küsimusele. Ma küsin veel Rain Vossmanni käest üle, et mis täpselt meie kahtlustatava Rasmus-Krister Tuisu tööülesanded olid politseis grupijuhina? No ma olen ka siin varasemalt võrrelnud, et kui me võtame politseis grupijuhid, siis tegemist on esimese astme juhiga. Neid on täna PPA-s natukene üle 400 erinevates siis valdkondades ja võib-olla kõige paremini saab kõigepealt seda juhtimishaaret või ulatust võrrelda kaitseväesüsteemiga, kus on meil jaoülemad näiteks. Ehk et grupijuhi ülesanne ongi siis vahetult, esimese astme juhina siis vahetult oma meeskonnaga toimetada, on see siis näiteks kriminaalpolitsei valdkonnas erinevad kriminaalmenetlused, et grupijuht kindlasti ei ole sellises astmes, et tal on ainult protsesside juhtimine, vaid et suuresti ta ikkagi teeb tööd oma meeskonnaga, oma inimestega ja võib-olla teine osa oma tööajast või isegi gramm võib-olla väiksemas mahus siis toimetab niisuguste, ütleme, administratiivküsimustega, aga kindlasti on ta hästi tugevalt sees grupi sisutööga, ta lööb kaasa seal väga palju. Nii et tegemust, ma arvan, on sellise funktsionaalse kohaga, et juhid inimesi, aga ka sisutöö on sul väga suures osas iga päev laual. Kuidas te avastasite selle, et midagi on süsteemis viltu või kas oli tunne, et materjalid lekivad või mis teda ära andis? Kust hakkas asi hargnema? Kiidan kindlasti politsei sisemist kontrollisüsteemi, ja seda oleme ka korduvalt öelnud, et selle juhtumi puhul võtan natuke samm tagasi isegi või kaugemale, et kriminaalpolitsei oma tööd teeb igapäevaselt erinevates valdkondades, infokorje käib ja ühel hetkel, kui me saame aru, et meil on mingisugused anomaaliad sees, siis me paneme selle tähelepanu sinna peale ja proovime aru saada, et mis asi see on, mis meil sellise tunde tekitab, et mingi anomaalia on sees ja mis selle taga võiks olla. Ja kindlasti ka siin, et politsei sisemine kontrollisüsteem ühte teist mõistis ja hakkasime koos vaatama ja ühel hetkel jõudsime nii kaugele, et kaasasime ka protsessi kaitsepolitsei, sest et oli kahtlus jah, et Rasmus võib olla seal keskmes ja täna oleme täpselt nii kaugel, kui me oleme. Aga ma võib-olla veel natukene avan neid mõtteid,
et me tihtipeale, kui mingeid anomaaliaid kas info liikumises kuskilt saame ringiga miskit tagasi ja vaatame, et või tekib kahtlus, et või mingisugune jälitusinfo näiteks on lekkinud, siis politsei on alati nagu kahe küsimuse ees siis, et kas meil on tegemist mõne inimesega, mõne töötajaga, kes pahaaimamatult võib-olla või oskamatult liiga palju kellelegi räägib mingisugust infot, mis siis läheb kulutulena kuskil levima, või on tõepoolest juhtunud see, et see ametnik tegelikult kuritarvitab tema valduses olevat infot, ehk ta tegelikult käitub pahauskselt ja teadlikult juba. Ja see on nagu juba karmim samm. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Siin Kuku Tallinna stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tartu stuudios vastavad meie küsimustele prokurör Gerd Raudsepp ja Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Postman. Me räägime Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo grupijuhist Rasmus Krister Tuisust, kes võeti hiljuti vahi alla kahtlustatuna kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises, grupi narkootiliste ainete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäemaksu võtmises. Me rääkisime siin enne pausile minekut sellest, et mismoodi see kõik hakkas vaikselt politseile endale tunduma, et kuskil on mingid anomaaliad. Ma siis küsin võib-olla niipidi, et kui palju see politseinik oma selliseid, ma ei tea, kuritegelikke tegemisi ikkagi konspireeris, et kui keeruline oli sinna jõuda, et ikkagi tegemist on ühe oma mehega? No sellele küsimusele ma praegu detailset vastust kindlasti anda ei saa. Küll aga ma saan öelda seda, et see on kogu selle tuvastamine on üheks osaks siis sellest kohtueelsest menetlusest ja menetluse nii-öelda käigus või tulemina me peame saama ka vastuse just nimelt sellele samale küsimusele, mis teie praegu siis esitasite. Et ei saa öelda hetkel, kui kaua nüüd teadaolevalt see tegevus võis käia? Menetluse huvides ma jätaks ka selle ajaperioodi tõepoolest ütlemata. Aga tunnetest lubasime rääkida. Kui suur šokk see politseile oli, kui selgus, et tõesti oma mees, hästi teada mees, seni igatepidi hinnas mees on nii-öelda reetur siis? Eks selline olukord on tõesti meeskonnale ikka paras šokk tegelikult, et kujutate ette olukorda, töötame ühtse meeskonnana, ühtse eesmärgi nimel, jagame kõike, mis meil on ka eraeluliselt inimesed seal, sõbrad omavahel, tuttavad, käivad perekonniti läbi. Ja tegelikult ühel hetkel sa saad teada, et sinu siis heale kolleegile, võib-olla ka sõbrale on esitatud selline kahtlustus. Et loomulikult on tunda sellist pettumust meeskonnas teatud puhkudel, eks need reaktsioonid on erinevad seal, aga tõesti on šokk ja üks on nagu meeskonna siseselt, nüüd kui vaadata laiemalt, siis me räägime tegelikult usaldusest oma meeskonna sees, kuidas seda usaldust on siis, mina ei tea, reedetud või kuidas me iganes seda nimetame, ka organisatsiooni siseselt, et mees ju on tegelikult jätnud endast väga hea mulje ka inimesena, et eks neid pettunud inimesi on küll ja kui vaatame ka väljapoole, siis tuleb ka mängu mainekahju, et räägime politsei versus elanikkond, et kuidas seda nagu elanikkond vastu võtab, kuidas see neile mõjub, selline uudis või selline teadmine, jah, ikkagi esialgne kahtlustus, aga siiski inimesed tõlgendavad seda erinevalt kõik. Ja lähme ka veel siit edasi, et me toimetame väga palju politseina rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelise koostöö raames teiste partneritega, et ka siin on meile esitatud küsimusi ja esitatakse kindlasti ka, et eks see mingisuguse tugeva jälje jätab praegu ja eks lihtsalt aeg näitab, et kuidas me siit asjad edasi, kuidas me selle aja üle elame, et nii ta on jah, kahjuks. Kui sageli te
neil päevadel nüüd meeskonnas sellest kõigest räägite? Küsite küsimusi, et miks teadaolevalt kõigiti eeskujulik ametlik läks valele teele? Noh, jällegi, et ega me detailides kriminaalmenetluse küsimusi ei aruta, aga meeskond esimestel päevadel kohe vajas ventileerimist ja eks sellega me töötame, et politsei peab oma ülesandeid edasi täitma nii hästi, kui me oskame. Ja loomulikult sellised ebameeldivad tagasilöögid, see on raske hetk. Sellest tuleb üle saada ja kõige paremini saabki sellest üle, kui me lihtsalt omavahel räägime asjadest ja lähme mõistlikult edasi, et mõne inimesega, mõne töötajaga oleme rohkem rääkinud, mõned on ise ka küsinud rohkem, vajavad rohkem tuge, et see on selline ütleme niimoodi inimlik lähenemine ja tõesti mulle tundub, et me saame minna edasi, et kuidagi tuleb edasi minna paralleelselt. Ühest küljest on menetlus käimas, teisest küljest tuleb täita ka politsei neid ülesandeid, mida meilt oodatakse. Mul on tunnetus, et üldiselt narko- ja organiseeritud kuritegevusega seotud menetlused ongi sageli selline piiripealne lugu, kui nii võib öelda. Et olla kursis, et olla nii-öelda asjas sees, sa käidki mööda justkui noatera. Kui sageli on juhtunud nüüd, ütleme, kaasaegses Eestis seda, et politseinik on astunud valele poole? Kui palju on olnud menetlusi, kus politseiametnikud on sattunud uurimise alla? Selles mõttes, et ei saa öelda, et neid oleks nagu ülemäära palju. Kindlasti selline peale 2000-ndaid on tegelikult neid näiteid paraku rohkem, kui on võimalik ühe käe sõrmedel lugeda. Näiteks siin üks viimatisi näiteid, kus osaliselt on siis kohtuotsus ka jõustunud, puudutas Kaupo Martichinit. Tänaseks päevaks, tegemist oli siis sisekontrolli büroo nii-öelda lõuna juhiga, eks. Ja tänaseks päevaks on ta siis nii-öelda osaliselt süüdi mõistetud haldusorganile valeandmete esitamises, mis puudutas siis seda julgeolekuvestlusel valeandmete esitamist ja samamoodi ka riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumist. Et minu hinnangul see kinnitab üheselt seda fakti, et see järelevalve toimib siis ka politsei sees. Ehk siis, et kui meil on kuriteo kahtlus, siis seda kuriteo kahtlust uuritakse sõltumata sellest, milline on sinu ametikoht, kas sa oled politseinik või sa ei ole politseinik, et see ei anna mitte mingisugust immuunsust. Aga samas näitab ka seda, et need tegevused tulevad välja ühel või teisel päeval, neid tegevusi uuritakse ja kui me jõuame sinna etappi, et tuleb esitada süüdistus, siis ka kohus selle kohta hinnangu annab. Rain Vosman, te nõustute, et see on väga piiripealne töö, kui nii võib öelda? Just nimelt see narko teema ja organiseeritud kuritegude teema, et seal see menetlemine ja ütleme selle teemaga tegelemine või uurimine või seal asjas nii-öelda kõrvuni sees olles on kerge teha ka samm valesti. Ma kinnitan täna seda, et Eesti politseis see on väga juurdunud juba põhimõte ja hoiak, et kõik politseinikud on ausad ja usaldusväärsed ja sellest me lähtume, et loomulikult mõned valdkonnad on võib-olla keerulisemad, millega politsei tegeleb, info on palju sensitiivsem, aga me usaldame oma kolleege. Ja iga kolleeg teab seda, et kui ta hakkab teadlikult ja tahtlikult temale teatavaks saanud või tema valdusse olevat infot kuidagi kuritarvitama, siis ta vastutab selle eest ise. Ja see ongi see põhimõte, et jah, me võime loomulikult diskuteerida hall ala või mitte, aga ma ikkagi jääksin selle juurde, et kui ma tean, mis on lubatud teha ja mis ei ole, siis tegelikult eksimine on ka selline, et ma ennist rääkisin seda mõtet, et mõned ametnikud võivad nagu pahaaimamat võib-olla liiga palju rääkida, aga see on selge, et kui ma tean, et ma teen midagi väga valesti praegu, ma tean, et ma tahtlikult avalikustan mingit infot, siis ma selle eest ka vastutan. Nii et me usaldame oma kolleegi ja nii on. Nüüd sellest usaldusest rääkides selge on see, et politseiniku töös on usaldus ilmselt kõige suurem väärtus ka kolleegide vahel. Tihtipeale pead sa usaldama oma kolleegi kätte ka oma elu.
ma ei tea, mismoodi see juhtum kuidagi sellist meeskonnasisest usaldust mõjutab, kas ikkagi vaadatakse nüüd teil natuke teise pilguga tahes tahtmata inimeste peale? Ma tõesti loodan, et ei vaadata. Jah, kahjuks me juba ka puudutasime siin, et sinna lähiajaloos ka sarnaseid sündmuseid politseiametnikega on veel juhtunud, aga ma ikkagi veel kord, et ka Rasmuse puhul praegu me räägime esmasest kahtlustusest ja eks tõde selgub lõpuks kriminaalmenetluse käigus ja ikkagi ka teised ametnikud täna siin, kes vähesel või rohkemal määral Rasmusega kokku puutusid, et ma tajun sellist väga mõistlikku käitumist, mõistlikku suhtumist, et ei ole suuresti hukkamõistmist. Proovime aru saada ju lõpuks, mis juhtus ja mis on olukord tegelikult ja täpselt nii emotsioonivabalt, et samas tuleb arvestada, et kui inimesed seal ümber, siis on emotsioonid ka, on arvamusi ja võib-olla on ka mingid lugusid, mida räägitakse rohkem, mis tegelikult pole üldse juhtunudki. Kui ma veel tohin lisada, et kindlasti selles on natukene rolli ka prokuratuuril ja Kaitsepolitseiametil, et noh, paratamatult, et kui mingisugune kahtlus politseiniku suhtes tekib, eks, siis on oluline ka seda nii palju, kui saab sel hetkel kommunikeerida. Ja eelkõige siis just nimelt nendele samadele grupiliikmetele, aga võib-olla ka nii palju, kui saab teistele politseinikele seda sisu natukene edasi anda, rääkida, et ei oleks seda olukorda, kus nad, ma ei tea, istuvad kontoris on ja neil käib 1000 erinevat mõtet, ideed läbi, et mis võis juhtuda, mis on juhtunud, on ju. Et siin kindlasti on ka nende menetlejatel oma nii-öelda roll ja võib-olla kui ma siia veel juurde lisan, eks siis see usalduse teema, et tõepoolest ma nõustun täiesti Rainiga selle osas, et me peame olema võimelised usaldama enda kõrvalkabinetti, küsima nõu, jagama endale teatavaks saanud infot ja nii on. Ma siiski nii palju küsin, et kas selle juhtumi valguses võib midagi muutuda selles, kuidas politseis ligipääs on korraldatud tundlikule infole või mingisugused kontrollmehhanismid vaadatakse üle. Tavaliselt iga selline juhtum on ka mingis mõttes õppetund ja selle järel vaadatakse sageli mingisugused protseduurid ju üle. Selle juhtumi puhul praegu loomulikult on oluline teada saada, et kas on üldse midagi valesti läinud või mitte, eks. Aga ma praegust seisus küll arvan, et politsei sisekontroll, kogu see mehhanism on üsna hästi toimiv ja tegelikult ka mitmes tasandis, nii et mingid kardinaalseid muutused siin vaja teha pole. Ma usun, et kogu selles kurvas loos kõik, mis sellega praegu kaasneb, et ma ütleks nagu teistpidi, et mõnes mõttes me tunnetame, et meie süsteem on nii palju tugev, et me suudame märgata ja reageerida ka sellele ja üsna avalikult, et ütleme avalikult välja, et selline ilmselt nõukaaegne tuntud kinnimätsimine, et täna ei ole, see ei tule kõne allagi, et me tahame, et meie organisatsioon oleks terve, võimalikud äraandjad oleks kohtu ees ja me oleme usaldusväärsed partnerid nii oma inimestele kui ka siis teistele koostööpartneritele igas tasandis, riigisiseselt, riigiväliselt, et täna ma ei näe, et me peaks kardinaalselt midagi muutma. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman ning prokurör Gert Raudsepp, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla Krimiraadiosse selgitama selle kahtlemata politsei jaoks äärmiselt vastiku kahtlustuse asjaolusid. Meie aga läheme siit väikesele pausile, pärast seda on saate fookuses hoopis teine teema. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, kuid nagu lubatud, meil on fookuses nüüd uus teema. Nimelt möödunud nädalal jättis ringkonnakohus muutmata varem Tartu maakohtu poolt määratud karistuse 3 Tartu vanglas karistust kandvale mehele. 41-aastane Maivo Kärt
jäi süüdi tapmiskatses ning sai karistuseks 12 aastat vanglat. Sama pika vanglakaristuse sai ka 29-aastane Davis Kekishev mõrvakatsele kaasaaitamise eest ning 23-aastase Janari Lundi karistuseks kehalise väärkohtlemise eest jäi 7 kuud vangistust. Ühelt poolt on see kõik justkui selline tavapärane vägivaldne vahejuhtum vanglas, milliseid seal ikka ette tuleb. Teisalt joonistub kohtupabereid vaadates välja siiski miski vanglas kehtiv mitteametlik subkultuur. Vaat sellest juhtumist, kohtuloost ja ka subkultuurist räägivad meile ringkonnaprokurör Maarja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk. Kuna täna juba on otsapidi Tartule pühendatud saadet, siis ka 2 need külalist on ootel Tartu stuudiost. Tere tulemast ja tere osalemast Krimiraadios. Tere. Tervist. No juhtum, millest me räägime, toimus tegelikult juba 2023. aasta lõpus. Pisut siis seletada lahti ka. Maivo Kärt siis ründas ohvrit, lõi teda pliiatsiga kaela. See ohvrit maha ei murdnud. Mõni aeg hiljem konflikt jätkus, Kärt lõi sama ohvrit ise tehtud terariistaga. Kärt ründas uuesti selja tagant, selge plaaniga tappa. Tegu jäi lõpule viimata, sest süüdistatav ei tabanud õnneks kannatanu kägiveeni, vaid hoopis selga, reit, õlavöödet ning pead. No kõikide märkide kohaselt, mis ma siin ette lugesin, ikkagi soovis Maivo Kärt oma ohvrit tappa. Millega ta oma tegu seletas? Jah, et lõplikku tõde tegelikult selles asjas välja selgitada ei õnnestunudki. Et mis siis on see tegelik motiiv, et Maivo Kärt ise põhjendas, et tema arvas või siis kuulis, kuidas kannatanu ütles tema kohta midagi solvavat. Tõenditesse välja ei joonistunud, et nii oleks olnud. Ja sellest tingituna siis, kui esmakordselt tõepoolest Maivo Kärt ründas kannatanud pliiatsiga, siis õnneks see pliiats ei tekitanud selliseid vigastusi, mille puhul me saaks siis rääkida eluvastasest ründest. Ent olukord muutus siis, kui sündmusesse tekkis just nimelt Davis Kekishevi roll. Tema oli siis see, kes võimaldas vangla kontekstis, vangla keskkonnas ründe toime panna noaga. Tema andis Maivo Kärdile noa, millega oli võimalik ja on võimalik tekitada kannatanule eluohtlikke tervisekahjustusi. Et jah, õnneks ei õnnestunud see tegu, ta ei suutnud seda toime panna, aga tegelikult ainult tänu sellele, nagu ka kohtuotsuses kirjas on, kannatanu oli oluliselt füüsilisest tugevam, ta sai kontrolli enda kätte, surus Maivo Kärdi maha ning muutis viimase siis ründe võimetuks. Me tuleme selle loo juurde kohe tagasi, aga Argo Mikk, ma tahtsin küsida selle kohta, et kui selline tavapärane, selline üldine põhjendus see on, et näed, mulle öeldi midagi solvavat ja sellepärast ma teda ründasin või sellepärast mingisugune konflikt tekkis? See on suhteliselt tavapärane, et üldjuhul need teod ei olegi pikemalt ette planeeritud, et ta tekibki nii-öelda hetke emotsiooni ajal. Aga see antud juhul me näeme, et siin ikkagi üsna järjekindlalt üritatakse inimest rünnata ja üsna selge eesmärgiga ta ikkagi tappa. Kui sage seda sorti ettevõtmine Tartu vanglas näiteks on? Tartu vanglas ta ei ole üldse sage juhtum, et näiteks peale seda konkreetset juhtumit meil ei olegi analoogset sündmust toimunud. Ja enne seda oli ka aastaid nii-öelda vaikus. No siiski tundub pisut kummaline, nii ränk rünnak kuidagi, ma ei tea, plaanida läbi viia, arvestades seda, et Maivo Kärt ikkagi, ma saan aru, pidi peagi vanglast vabadusse pääsema. No millega seletada sellist asja? Jah, et tegelikult Maivo Kärt pidi vanglast vabanema sellepärast, et tema karistus sai kantud, et tema kandis meil siis oleks kandnud, tähendab jaanuaris 2025 oma karistuse lõpuni ära.
et sellest tingituna ongi tema staatus ka siis praegu vahistatu, et ka hetkel ei ole ju kohtuotsus jõustunud, me räägime teise astme kohtuotsusest, aga ees ootab Riigikohus suure tõenäosusega, et kui süüdistatavad või kaitsjad otsustavad kasseerida, siis jätkub see menetlus kassatsioonis. Aga miks selline rünnak ette võtta, nagu Kargo siin eelnevalt mainis, siis tegelikult suuresti ka selle juhtumi puhul me ei saa rääkida sellisest nagu pikaajalisest valmistumisest, et võib-olla me saame rääkida, et jah, mingi konflikt võis olla omavahel, võib-olla mingi lahkheli, aga konkreetne soov nüüd kedagi tappa tekkis konkreetsete vahendite võimaldamisel. Et kui teil ei oleks nuga olnud, ei räägiks me siin üleüldse tapmiskatsest kui sellisest. Ja samuti ei räägiks me ka Davis Kekishevi puhul siis ainelisest kaasabist. Sest ainult selle vangla, meile võib-olla tundub, et noa andmine selles kontekstis, kellegile võimaldamine, mis seal ikka, eks. Aga siin on väga konkreetne tõendi kogum meil just selles osas, et ilma selle noata ei oleks seda kuritegu. Et ta ongi, ütleme, Davis Kekishev ongi haaranud selles sündmuses nii-öelda juhtrolli, kui nii võib öelda, et võimaldanud. Seda imelikumaks see kõik läheb, et kui nüüd mehed ise üritavad väita, et see ohver justkui ütles Maivo Kärdi aadressil midagi ja selle pinnalt tekkis mingisugune konflikt, mida ta üritas lahendada, siis Kekishevi ilmumine sellesse pilti muudab ikka väga, et seda motiivi, et milles siis asi, mis selle Kekishevi huvi seal kõiges selles on, milleks tal oli vaja sekkuda sellesse kahe mehe konflikti? Jah, et see on tõesti väga põnev, et kahjuks ei ole õnnestunud seda kohtuvälises menetluses ja ka kohtus välja selgitada, et mis konkreetne huvi Davis Kekishevil oli. Küll, aga oleme me välja selgitanud selle, et Davis Kekishevil oli eriline huvi nugade vastu. Et selliseid sarnaseid nugasid tema valdusest vanglas on leitud mitmeid. Ja tegelikult see oli ka üldteada nii-öelda fakt kinnipeetavatele, et Davis Kekishevil on terariistu. Et iga kord, kui Davis Kekishevilt on mõni terariist ära võetud, on ta muutunud üha kavalamaks. Ta oskab neid rohkem peita, ta suudab neid valmistada vangla tingimustes, et seda enam jääb ka mulle mõneti kummitama see mõte, et miks, milleks motiiv, et miks astuda sellisesse rolli. Aga nagu ma juba ka ütlen, siis tegelikult eks ta eeldas või lootis, et tema roll selles kuriteos ei leia tõendamist. Argo Mikk, ma tahaksin siin kohe üle küsida, et kas vangla sellises siseelus või mitteametlikus hierarhias on ka keegi sellise rollikandja, kellest ongi noamees või keegi, kelle asi on hankida ja hoida enda käes mingisuguste konfliktide lahendamise puhuks erinevaid terariistu või valmistada neid kuidagi kättejuhtavatest materjalidest? Varem see nii oli, aga ma julgen väita, et täna sellise funktsiooniga eraldi kinnipeetavat ei ole, et konkreetselt Kekishevi puhul oli see eelkõige enda tarbeks. Te ütlesite, et Kekishev muutus justkui kogu aeg kavalamaks neid terariistu valmistada. No millest ta neid valmistas? Ikkagi kõlab ausalt öeldes natukene kummalisena, et ühes vanglas on üks selline mees, et kus kõik teavad, et sellel mehel on alati nuge, sellel mehel on alati terariistu, et näed tema käest saab, et tänapäeva sellises moodsas vanglas. Põhiliselt ta kasutas erinevaid plekitükke, mida ta siis nii-öelda modifitseeris ja tugevdas. Vanast ajast on teada ka, et hambaarjas saab päris korraliku terariista, kui seda kuidagi vastavalt ihuda. Kas ka tema arsenalis näiteks selliseid plastikust nuge eksisteeris? Ei suuda hetkel meenutada. No see polegi hetkel nii tähtis. Küsimus on hoopis selles, et Maivo Kärt nagu vähemalt mingisuguses tunnistuses andis mõista, et ta tegelikult teadis selle konflikti tulekust ja olla nagu vangla töötajatele ka andnud selle info edasi, et edasi tõstetaks sealt võimalikust konfliktist eemale või eraldataks. Kuivõrd see tõele vastab või kuivõrd see on praktika üleüldse Tartu vangla igapäevaelus? Jah, et Maivo Kärt on erinevatel perioodidel erinevaid väljaütlemisi teinud, et aga vangla ei saa reageerida igakordselt nii-öelda
ohu ennetamiseks kinnipeetava isoleerimisega. Ma võin siit omalt poolt lisada, et ütleme kinnipidamiskohas tavapärane, mis siis kinnipeetavale kohaldatakse, on täiendavad julgeolekuabinõud. Et Maivo Kärdil endal vähemalt 2024. aasta seisuga oli vangistuse ajal juba 8 distsiplinaarkaristust. Et tal on tehtud erinevate rikkumiste eest karistusi, et paar kuud enne seda sündmust on ta näiteks kasutanud ebatsensuurseid väljendeid, ei olnud ametnikega viisakas, et tema kõnepruuk pigem ongi selline praaliv, et ka tegelikult kohtuistungil minu kui prokuröri suhtes oli ta meelestatud pigem negatiivselt. Ta ütles ka minule üht-teist, aga kas ma nüüd seda tõepähe selles mõttes võtan kindlasti mitte, et kuna ma varasemalt ka juba tean Maivo Kärdi käitumist, siis ma oskan ka sellest tingituna reageerida või siis jätta reageerimata. Kogu selles kuidas siis öelda, konfliktis oli veel üks mees, Janari Lund, kes siis käis koos Kekisheviga ohvrit varem peksmas, tekitades siis ikkagi väga raskeid kehavigastusi. Miks tema siiski nii kerge karistusega pääses? Et siin on oluline nüüd tähele panna seda, et need 3 meest kohtusaali sidus Davis Kekishev. Et Janari Lundi osa oli siis Davis Kekisheviga selles, et 7. mail 2024. aastal, ehk siis ligikaudu pool aastat varem, kui me räägime nüüd Maivo Kärdi ja Davis Kekishevi ühisteost, käisid nemad siis kambris peksmas 1/3 kinnipeetavat. Aga karistuse mõistmisel eelkõige lähtutakse süü suurusest. Ja ka siin me tegelikult vaatasime, milline osa panus oli Janari Lundil. Ja kriminaalmenetluses, kohtumenetluses leidis tõendamist, et Janari Lund lõi paaril korral kannatanud. Et põhikandev funktsioon, põhiründaja selles 7. mai sündmuses oli Davis Kekishevil. Ja sellest tingituna on ka see karistus, et Janari Lundi puhul me räägime kehalisest väärkohtlemisest. Süüdistuse mina esitasin Davis Kekishevile selles teos mõrvakatses, mis ei leidnud kohtust tõendamist, et ka tegelikult Davis Kekishev selles episoodis on süüdi mõistetud kehalises väärkohtlemises. Aga teeme siin väikese pausi, analüüsime mõttes seni räägitud ja tuleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuku Tartu stuudios on prokurör Marja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk ning nendega koos oleme analüüsimas siin ühte vanglamüüride taga toimunud rasket kuritegu ja selle tausta. Ma saan aru, et jutuks olnud meestel on varasemast hingel nii mõnigi raske isikuvastane kuritegu ja samuti on nad kõik moel või teisel ka nii-öelda vanglamüüride taga kõik võimalike pahategudega silma paistnud. Kas te võiksite pisut avada nende tausta, mis tegelased need on, kellest me siin räägime? Jah, et Davis Kekishev kannab käesolevalt siis Tartu vanglas karistust vägivalla kuriteo eest, mille ta pani toime kaaskinnipeetava suhtes. Viimased karistused on Davis Kekishevile mõistetud vägivalla kuritegude eest, mille ta on toime pannud kinnipidamiskohas. Et Davis Kekishev on ka varasemalt siis Tartu vanglas toime pannud eluvastase kuriteo ja kus ta on siis mõistetud süüdi mõrvakatses. Maivo Kärt kannab käesolevalt, jah, võib nüüd öelda, et jaanuar 2024 seisukondal see kantud, kuid ta kandis korduva vägivalla kasutamisest võimuesindajate vastu ja seoses nende ametikohustuste täitmisega ning ka korduv kehaline väärkohtlemine, et need teod on kõik jäänud vanglamüüridesse. Ja kõigest sellest kirjeldusest, taustakirjeldusest, selle kuriteo kirjeldusest ikkagi minu jaoks joonistub välja see, et ega need mehed sellist vanglakorda nüüd küll miskit moodi ei austa ja justkui elavad seal mingit täiesti sellist oma elu, kus on täiesti omad reeglid. No mis positsioonis on need tegelased seal vanglasüsteemis kehtivas võib-olla sellises mitteametlikus subkultuuris? Sellist asja nagu mitteametlik subkultuur tegelikult enam tänapäeval ei kehti ja selles mõttes on teatud
põhimõtted, mille järgi inimesed elavad, aga ütleme keskmises, no tegemist on täiesti keskmiste kinnipeetavatega. Aga mingisugused ilmingud seal siiski on, tuleb tunnistada, kõik see selline järjekindel soov kedagi ikka lõplikult ära tappa, see ei ole niisama, seal on mingisugused sellised ilmingud, et kellegi käsul teeb midagi, keegi ulatab relva, võtab ja jätta sedasi, see paistab. Ja, et paljudel kinnipeetaval on olnud raskusi oma käitumise, impulsside ja nii-öelda konfliktide kontrollimisega, et nagu ma varasemalt ütlesin, et sellised pikemalt etteplaneeritud eluvastased süüteod on väga harvad. Pigem käitutakse nii-öelda impulsi ajal. No sageli ülemäärane vägivald näitab, et inimesed üritavad selles vanglasiseses subkultuuris endale tekitada mingisugust erilist positsiooni. Kuivõrd see mõte paika võiks pidada? Teatud inimesed võivad soovida endast teatud kuvandi loomist, aga see ei kajastu kuidagi subkultuurilises hierarhias. See on nagu väljaspool müüre, et mingid inimesed tahavad ennast rohkem nähtavamaks teha ja mõned vähem. No me oleme seda siin saates proovinud ühe või teise nurga alt ka mitmeid kordi küsida ja kõik vanglaametlikud ikkagi väidavad ja et sellist subkultuuri nagu teiegi täna väidate, et olemas ei ole, on ka siis päriselt nii, et kas seda üldse ei ole olemas või on ikkagi olemas mingisugused väikesedki ilmingud, millega te peate tegelema? On teatud sellised üksikud tegelased, kes püüavad nii-öelda vanu aegu tagasi tuua või on siis ütleme välisriigis kuskilt Lätist, Leedust tulnud seal pikalt kinnipidamisasutuses viibinud isikud, kes siis on harjunud natuke teise keskkonnaga ja üritavad seda siis siin ka juurutada. Räägime karistustest. Nii Kärt kui Kekišev, üks siis mõrva katse eest ja teine siis selle asja organiseerimise eest või toetamise eest, said 12 aastat ja see on siiski Eesti oludes päris pikk vanglakaristus, et selgitage pisut, miks ja kuidas nii pikad karistused meestele kokku said? Jah, et taas kord peab siin minema tagasi teooria juurde, karistus saab Eesti Vabariigis mõista süü suuruse järgi, et nagu ma ennist ka juba ütlesin, siis Davis Kekišev on varasemalt sarnase või samaliigilise teo ehk siis eluvastase kuriteo toime pannud ja see oli siis vangla kontekstis, aga ka enne seda vabaduses on tal hingel üks tapmiskatse. Maivo Kärdil selliseid kuritegusid varasemalt ei ole olnud, et tal on küll olnud vägivalla kuritegusid ja isikuvastaseid, kui nii kokkuvõtvalt võib öelda, aga ei ole olnud eluvastast kuritegu, kui nüüd jälle jätta see, millest me täna räägime. Ja muidugi peab vaatama ka seda, millised karistused neile varasemalt mõistetud on. Et kohus on hinnanud, ütleme Maivo Kärdi süüd keskmiselt kõrgeks ja samamoodi ka Davis Kekiševi oma, et omistanud sellele noa andmisele ehk siis ainelisele kaasabile nii-öelda väga kaalukat rolli. Lisaks on Davis Kekiševi puhul tuvastatud ka muu madal motiiv, et nüüd selles kuriteos, mis me rääkisime, see 7. mai 2024, et on tuvastatud tema käitumises teatud moodus operandi, ehk siis tema paneb kuritegusid toime teatud ühiskonnagrupi vastu või teatud inimeste vastu, kes talle ei meeldi. Saate te täpsustada ehk? Nagu ka kohtuotsusest on võimalik välja lugeda, siis Davis Kekišev valib enda ohvriteks seksuaalkurjategijad ja täpsemalt siis need, kes on süüdi mõistetud selles, et ta leiab, ta kinnitas ka seda kohtus, et Eesti karistusõigus ei ole piisav ja ta on võtnud endale rolli karistada neid ise. No iga selline kuritegu eeldab tõendamist. Kui keeruline on tõendite kogumine vanglamüüride vahel? Ma ei tea, kas see rünnakuriist, kas see oli teil tõendina kasutada või kui keeruline see protsess vanglamüüride vahel tegelikult on? Jah, et
ma olen ise nüüd vanglakuritegusid lahendanud üle 10 aasta ja võib öelda, et see on minu praktikas teine sarnane juhtum, kus süüdi on mõistetud inimene, kes otseselt vahetult ei osalenud rünnakus, aga kui üldiselt mõeldakse, et vanglakuritegude puhul, mis see siis on, et meil on igal pool valvekaamerad, ainult vaadake sealt pealt neid sündmusi, siis selle konkreetse juhtumi puhul saame me tegelikult rääkida sellest, et meil õnnestus tõendada see, mis jäi kaamera vaateväljast välja. Ehk siis tegelikult see noa andmine ei toimunud avalikus ruumis, see toimus konkreetselt Davis Kekishevi kambris kogutud tõendite pinnalt. Jah, hetkel me saame küll rääkida veel jõustumatu kohtulahendist, aga kohus on andnud hinnangu, et just teatud ajahetk, ütleme selle pliiatsirünnaku ja noarünnaku vahel, Davis Kekishev ja Maivo Kärt omavahel kohtusid. Ja täna saan siin öelda, et kuriteo toimepanemisvahendit meil leitud ei ole. Et me eeldame, me näeme video pealt, mis see võis olla, aga me ei tea konkreetselt, mis see oli. Et me saame öelda, et see on terariist, see on torkeriist, aga kus see kuriteo toimepanemise vahend on, me ei tea. Prokurör Marja-Liisa Kõiv ja Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk, 1000 tänu, et leidsite täna aega ja tahtmist tulla saatesse sellest juhtumist rääkima. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Me täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.